Nagu siis mainitud, minu nimi Kristjan Hiis, Kohver on alati hea sükene keskliide. Muideks, kes ei usu, et mind kohvriks kutsutage, siis seal tagareas istub üks kiirakas mees, kes kutsus mind kohvriks samal ajal, kui ma olin koolis, nii et ta on mu õpetaja. Ja samas on mul ka passi. Key points. Monitoring in Pipedrive is cool and easy. Kuigi meie teenused, kogu monitooringu teenus on tõesti lihtne ja väga-väga kergelt üles seatav arendajate jaoks, siis see, mis seal tagapool käib, mida me üles oleme ehitanud aastate vältel, ei ole mitte nii lihtne. Aga nagu ennem just siin mainiti, minu näol on tegu siis endise Skyperiga, läksin otse nüüdseks siis TalTechis Skype'i, kuigi ära ei lõpetanud, aga see selleks. Ja sealt mõned firmad jäid vahele, aga lõpuks lõpetasin Pipedrive'is. Eelmine aasta, kui ma siin esinemas käisin, siis olin ma veel monitooringu spetsialist. Tänaseks oleme üles ehitanud juba omaga tiimi, nii et juhin ma seda tiimi praegu siis Pipedrive'is. Mis on monitooring? Punkt 1 on see, et ma kindlasti täna räägin teile sihukese ameti koha pealt, kus enamus tõesti lõpetab. UI, UX, arhitektuuri pooled, kõik sihukesed asjad väga laialt levinud Eestis, väga laialt levinud. Monitooringu insenere teadaolevalt ma kusagil võin viite firmasse vist üldse soovitada või nagu 5 firmas umbes on neid. Enamasti teevad seda tööd sysadminid, aga kui on juba suurem skaala asjadel, siis oleks vaja juba monitooringu tiimi või monitooringu insenere vähemalt. Seega, mida meie teeme? Me pakume platvormi selleks, et süsteeme saaks jälgida, et teenuseid saaks jälgida. Kui te kujutate ette, et meil on Pipedrive tegeleb siis müügitarkvara arendusega ja seal sees iga väike komponent on eraldi teenus. Seda kõike peab jälgima, et see teenus oleks elus, et see teenus püsiks elus. Kui teenusel tekib mingi anomaalia, et me saaksime sellest near real time teada. Ehk siis see, et juhusest, kui ta katki läheb, kuni selleni, et me saame tast teada, on kusagil meie mõistes 30 sekundit. Ehk me oleme üritanud ajada pidevalt sinnamaale oma monitooringut ja alertingut, et see aeg intsidendist teada saamiseni oleks minimaalne. Koodi õige talituse jälgimine, see on juba sihukene võib-olla vähe tõsisem teema, millesse süübida, et me kontrollime ka pidevalt, et kood, mida arendajad panevad laivi, meil on neid umbes 400 arendajat, seega jubedat koodi tuleb palju, et see talitaks õigesti. Ja just siis eelnev punkt, et õigeaegne teavituste välja saatmine. Selline nägi mu töölaud välja enam-vähem Skype'is. Mitte küll nii suur, aga enam-vähem selline. Me olime kõnekeskus, ehk siis Network Operations Center, ja see oli võrdlemisi ebaefektiivne viis, koos tööd teha. Tuli mingi alert sisse, midagi läks katki, me võtsime telefoni, helistasime kellele see teenus kuulus, et kuule, su asi läks katki. Mis me nüüd teeme? Muidugi, kell oli 4 öösel, ta oli vihane, et ma üldse talle helistasin. Ta tõusis üles, tegi asja korda, läks tagasi magama. Mina vaatasin ekraani edasi. Tänaseks on see asi läinud sinnamaani, kus meil on toas üks 60-tolline telekas ja meil on kõik seal peal olemas. Sest kõnekeskuse me oleme suutnud ära automatiseerida, ehk siis sellist pilti enam vaja pole. Nüüd piisab ühest väiksest tarkvarajupist, mis helistab meie eest. Teab, kuhu helistada, teab, kellele helistada. Aga mida teeb minu tiimis monitooringu insener? Ta haldab süsteeme kõigepealt. Ta on, võiks öelda siis nii-öelda lihtlabane sysadmin, kes saab aru serveritest, kes saab aru, kuidas võrk töötab, kes saab aru serveri enda põhimõttest. Ta kirjutab koodi, sest tänapäeval meil ei ole enam sysadminne. Meil on DevOpsid, muud säärased asjad.
Ehk siis inimesed, kes suudavad hallata servereid, kes suudavad kirjutada head koodi või vähemalt koodi ja saavad aru sellest põhimõttest, kuidas koodi kirjutatakse. Ta lahendab intsidente, sest me oleme ise enda süsteemidest vastutavad. Sest kui me ei vastuta enda teenuste eest, siis monitooringu tiimini, kes siis veel vastutab, eks ole. Ja ma ei ole veel siiamaani kindel, kas on keeleliselt korrektne, et innovatiseerib. Kindlasti mõni eesti keele õpetaja tahaks mul võib-olla pea maha võtta, aga seda me teeme, me loome uusi lahendusi. Meil oli suur komistuskivi selles, et meie siis upper management tahtis näha pikemat ajalugu andmetel. Me kohe jõuame andmete hulgani ka, mida me teilt kogume, mis on kohutav, aga nad tahtsid näha rohkem kui 35 päeva. Me mõtlesime tükk aega, et seda on jube raske saavutada. Siis me tulime välja, et okei, me nüüd toetame 4 aastat. Ehk siis me leidsime murele väga-väga robustse lahenduse ja seeläbi suutsime pakkuda paremat teenust. Aga kõikide nende heade asjade juures, et me innovatiseerime, lahendame intsidente või lahendame intsidente, siis ongi sellised päevad pigem. Sest vahest lähevad asjad liiga katki ja sa ei saa aru, miks nad katki lähevad. Aga meil on hunnik tööriistu, mida me selleks kõigeks kasutame. Me kasutame Chef'i, mis on vajalik, et meie teenustel oleks kõikidel ühe samasugused konfiguratsioonid. Me kasutame Terraformi, et need kõik on tegelikult lihtsalt nagu toredad sõnad, mida te ei pea teadma. Aga see on tore, kui te teate, et järgmine kord, kui te otsite töökohta, siis te võite alati minu meilikasti midagi saata ja kui te juba neid kõike teate, siis te olete tööl. Ja monitooringuks endaks, põhilised süsteemid on meil Datadog, kuhu jookseb keskelt läbi 22 miljardit andmepunkti päevas, Zabbix natukene vähem ja siis Prometheuse ja Grafana koostööl niisugune suurem laiahaardelisem monitooring. Aga need faktid, millest ma siin lubasin rääkida, meil on keskelt läbi 328 miljardi meetrika punkti suurune andmekogum igakuiselt. Ja me siis nüüd otsustasime lükata selle kusagil sinna 2-4 aasta peale. Ehk siis, kes matemaatikas hea on, võib kiirelt korrutada 12 saab aasta kätte, et mis olla võib. Ja seda kõike on nüüdseks haldamas 4 insenerine tiim. Üks nendest inseneridest on praktikant, kes tuli meile kutsekoolist üldse, nii et ei pea olema super, ma ei tea, doktorikraadiga juba, et meile tööle tulla. Ei pea, me võtame ka nagu väga-väga nii-öelda siis junior level inimesi, kes tahavad areneda võib-olla isegi samamoodi läbi vali IT-programmi, sest meie töö läheb päev-päevalt aina rohkem arendaja kesksemaks, ehk siis tüüpilisest insenerist ei jää enam väga palju alles. Ja seda kõike meetrika hulka ja monitooringusüsteeme juhivad kokku 33 serverit eilse seisuga. Ma ei tea, äkki keegi tegi täna midagi uut. Võt, nii see on. Ja kuna kell on juba palju ja te kõik tahate koju minna, siis ma ei hakka väga pikalt siin jaurama. Aga ma tänan kuulamast. Tegelikult me ka palkame, kui te tahate. Me oleme võtnud vali IT-programmist inimesi, nii et võib-olla. Ja kes tahab mind Twitteris followda, siis ma olen portfell. Kohver oli võetud. Aitäh! Kui on kellelgi küsimusi, siis on õige hetk. Siis oli väga selge jutt. Või netis just? Internetis oli üks küsimus. Üks küsimus oli, okei, siis ma veel ära lähe. Kas te kasutate oma monitooringu töö tegemiseks ka Pipedrive'i tarkvara? Ei. Ei kasuta? Ei. Me monitoorime ainult Pipedrive. Jah, ei läheks kuidagi moodi kokku, me ei suudaks seda sidustada. Aga väga tore küsimus, kes iganes seda mõtles, pannes äriloogika ja masinloogika kokku. Aga aitäh teile veel kord!